Tere, mina olen Ingrid Maadver ja näitan teile nüüd, kuidas siis Google arvutustabelis teha diagramme. Ja me võtame nüüd nagu täiesti nullist peale, see tähendab, et meil on siin ülesanne loo tulpdiagramm silmavärvist ja sugudest lähtuvalt ja siin on siis andmed, näete, meil on mehed ja naised ja silmavärvid. Ja enne, et me saaks üldse seda teha, meil on vaja siis teha selline sagedustabel. Selleks valin välja tabeli, valin sisesta, liigend tabel, läheb uuele lehele, loo. Ja nüüd on siis niimoodi, et ridadesse me paneme soo, veergudesse paneme silmade värvi ja siis väärtustesse paneme siis ka silmade värvi. Nii, ja on meil siis ilus tabel koos ja kopeerime siis selle siit ära ka, et me saaks hakata tööle. Nii, kas Ctrl+C või ma võtan siit kopeeri, loon siia alla siis uue lehe. Nii, muuda, kleebi teisiti, paneme ainult väärtused. Nii, ja mis meil on siis sugu, nii paneme siis siia kokku ka. Siin on siis värvid, ma kustutan siit lõpus selle kokku ära, et las jääda siis ainult siia alla. Ja ega mul ei olegi vaja kokku näidata, mul on tegelikult vaja siis ainult, et mis on siis meestel ja mis on naistel. Ja selleks, et diagrammi luua, ma valin jälle ala välja, mille kohta ma tahan seda luua. Valin siit sisesta ja siis valin sellise koha nagu diagramm. Ja jälle Google'i arvutustabelis tegelikult ta päris ilusti hakkab mul seda diagrammi kohe nagu siis pakkuma ka ja näete, tulebki ilusti välja. Et mul on siis, siin on siis mehed ja naised ja siis on näidatud siis, et iga värv on siis, et mis värvi see siis, mis värvi neil siis need silmad on. Ja ma saan siin tegelikult seadistada üsna palju, et näete, teil on siin tegelikult kohe siis paremale tekib selline koht, kus on võimalik siis igasuguseid muudatusi teha, ma saan siin diagrammi tüüpi vahetada, kui tahan, aga mul on vaja ka näiteks, et vaheta ridu ja veergu siit, kui ma klõpsan selle peale, siis näete, nüüd on mul nii, mul isegi meeldib niimoodi rohkem, et on värvi järgi, et värvid on nagu reas ja üleval on siis see M ja N, eks ole. Nii, jätame nii, vaheta ridu ja veergusid. Ja siis, kui mulle ei meeldi näiteks see värvid siin, et miks nüüd on sinine, siis kui ma selle tulba peal klõpsan, siis mul kohe tuleb siia ka selline jälle võimalus seda parandada. Ma panen, et automaatne täitevärv. Teeme nii, et poisid on näiteks rohelised ja tüdrukud. Lähen selle tulba peale ja valin siit naised. Nii, valime siis nendel, et nemad on näiteks selline ilus violetne värv. Ma saan tulbad ära vahetada. Siis, kui ma siit seda sugu siin all seda üldse ei taha näidata, siis tegelikult saan selle delete'iga ära kustutada. Ja nüüd pealkiri. Pealkiri on praegu mul see hall, pruun, roheline, sinine. Selle saab ka ära muuta. Kustutame ära ja nii siis, et õpilaste või paneme siis näiteks, et G1 kuni G3 õpilaste silmade värv või mida iganes mul on vaja panna, et aga seda ma saan ka ilusti muuta. Ja kui ma tahan siis veel tulpadele väärtuseid peale panna, siis tegelikult ma saan ka seda teha. Näete, paneme siis andmesildid, et siis ta loendab ilusti need asjad kokku. Nii, jälle paneme siia ka andmesildid. Ja siin ma saan ka igast asju teha, ma saan ka näiteks otsustada, et kui ma ei taha, et nad on siin selle tulba sees, ma saan ka näete määrata, et ta on kas väljaspool lõppu ja nii edasi, nii et te peate lihtsalt natuke katsetama. Ja nüüd on mul võimalik seda sama diagrammi vajadusel siit kopeerida endal näiteks Google Drive'i dokumenti või kuhugi mujale, et selline ilus asi siis valmis. Aga nüüd üks asi, mille peale ma hakkasin mõtlema, on ju see, et tegelikult ega me ei tea, palju neid poisse ja tüdrukuid nüüd siis tegelikult oli, et meil näitab siin neid arve 5 ja 2 ja 1 aga võib-olla oli näiteks poisse hoopis rohkem või tüdrukuid rohkem ja selle tõttu selliseid asju oleks hea näidata protsentuaalselt. Ja vaatame siis ka selle üle, et kui palju meil neid poisse ja tüdrukuid siis oli, et me saaks protsentuaalselt näidata. Ja vaatame näiteks, ma võin jälle pivot tabeli abil seda vaadata, võtame siis silmade värvid ja siit ära ja paneme siis siia siis
uuesti sugu ka väärtustena. Nii, vaatame, palju oli poisse, palju oli tüdrukuid. No nii, poisse oli 12 ja siis tüdrukuid 11. Selge, et ongi erinev arv tegelikult, et neid ei ole võrdselt. See on küll väga väike vahe, aga ikkagi. Et teeme siis siia alla ühe sellise uue tabeli. Et ma võtan uuesti siit ülevalt nüüd, kopeerin selle sama rea, paneme siia alla. Nii, M ja N ka. Nii, ja nüüd siis teeme sellise asja, et kasutame jälle valemit, panen võrdusmärgi. Nüüd võtame siis meeste selle arvu 5 ja jagamismärk on selline kaldkriips, jagame siis selle meeste arvuga ja meeste arv oli meil siis 12, jah. Nii, 12, nii kirjutame siia 12, hopp. Nii, siit jälle valemit ei muuda, 12. Nii, ja nüüd siis ma võin seda valemit kopeerida siia paremale poole ka ilusti, näete. Nüüd on siis, siin on näha, siin ta võtab C2 kuni jagatud 12-ga, siin D2, nii, see on kõik õige. Ja nüüd, kui ma ta kopeeriks alla, ma võiks ju siis alla ka kopeerida, siis ta nüüd arvutab, et B3, see on nagu õige koht, eks ole, lahter, aga mitte 12, vaid nüüd mul oli ju tüdrukuid oli kas neid oli siis 11, kontrollime üle, jah, 11, siis ma pean selle 12 asemel panema 11, nii vajutame enter ja nüüd kopeerime siis neid siiapoole ka. Ja kui te vaatate praegu, et oi, et see ei ole ju protsent, siis tegelikult, kui ma nüüd kõik need arvud ära valin ja määran siit, et vorminda protsendina, siis ta muutub protsendiks. Ja ma saan vajadusel veel teha sellist asja, et ma saan tegelikult siis võtta siit ka neid komakohti natukene maha, eks ole. Nii, hopp, ja tuli ilusti maha. Ja nüüd ma võin vaadata, kas tuleb 100 ka kokku, et võtame võrdub, summ, kontrollime üle ka, sest et protsendi puhul peaks ju tulema 100, et kui kõik poisid on vastanud, nii 100. Ja näete, tüdrukute puhul ka, kõik on õige. Okei, kustutame selle 100 ära, kontrollitud. Ja nüüd, kui ma teen diagrammi, ma võin siis uuesti selle teha, nüüd võin ka ühe protsentidega teha. Jälle sisesta. Valin välja, eks ole, sisesta diagramm ja nüüd näete, et mul natukene see olukord muutus. Et kui mul enne oli hall, oli 5 ja 5, siis näete protsentuaalselt need asjad muutuvad. Nii et siin ma saan jälle kõik need vormindused samamoodi ära teha nagu enne, aga et alati mõelge, et kui te seda diagrammi esitate, kas sinna jääb siis, eks ole, need arvud, osalejate arvud või on mõistlik seda teha protsendina.